Ettevalmistava vooru tingimustest natukene lähemalt. Ettevalmistava vooru eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused. Selline ilus ja õilis eesmärk. Et mida me tahaksime siin juures? Me tahaksimegi vabaühendusi võimestada oma arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppe tegevuskava koostamisel või siis juba teenuste toorete arendamiseks äriplaani koostamisel. Et see on see pool. Ja kõik see on vajalik selleks, et teie saaksite oma organisatsiooni eesmärke paremini täita. Ehk siis fookus on see, mida teie teete. Mis on teie organisatsiooni eesmärgid, et kuidas teie saaksite olla efektiivsemad ja tugevamad neid eesmärke täita. Et see on siht, mis peab olema pidevalt silme ees ja sellega te siis ka oma kogu seda plaani, mis te selles taotlusvoorus teete, peate silmas pidama. Ja siin sees on ka need, et kui te olete oma ühingus jõudnud nii kaugele, et näiteks oleksite valmis tegelema sotsiaalse ettevõtlusega, et siis see voor on sobilik ka selleks, et te saaksite siit raha küsida äriplaani koostamiseks ja hiljem siis juba ka selleks, et seda äriplaani ellu viia. Ja lisaks ka see, et kui te tunnete, et ei taha ainult oma organisatsiooni võimestada, vaid te tahaksitegi tugevdada siis rohkemaid vabaühendusi ja tahaksite teha näiteks arenguprogrammi nendele vabaühendustele, kes on siis teie sihtrühmaks, kes on need avalikes huvides tegutsevad vabaühendused. Et kui tahaksite siis neile oma tegevused suunata, siis ka see on selle vooru raames sobiv. Veel natuke tingimustes, et milleks siis üldse saab raha toetust küsida. Me ei ole tahtnud siin kirjutada, et mis on täpselt need abikõlblikud tegevused ja kulud. Et me ütlemegi, et kõik need tegevused ja kulud on abikõlblikud, mis aitavad teil siis eesmärki saavutada. Ja kõik need tegevused, mis viivad teid siis ühe nendeni, et kas viivad teid tegevuskavani, vabaühenduse enda arenguhüppeks või siis tegevuskavani sihtrühmaks olevate ühingute arenguhüppeks, näiteks siis selle sama arenguprogrammi näol, või siis kui te tegelete teenuste ja toodetega, et siis kõik need tegevused, mis viivad sellele, et teil lõpuks oleks siis äriplaan, kus oleks siis sealhulgas ka finantsprognoosid oleksid siis kaetud. Et kõik need tegevused, mis siis viivad teid nendeni, selle väljundini, on abikõlblikud. Ja tihti küsitakse siin, et aga mis need asjad siis on, et mida ma võin siis ikkagi teha. Et siin on ka väike nimekiri, mis ei ole kindlasti ammendav, et see ei ole kõik, mida te võiksite teha, aga võib-olla natuke teid suunab siis teie mõtteid selleni, et milleks siis võib toetust küsida. Võib küsida sihtrühma põhjalikuks kaardistamiseks, võib küsida oma senise tegevuse mõju süvitsi analüüsimiseks, et mõneti me tegelikult taotlusvormis juba küsime seda, et te natukene peate olema juba analüüsinud oma tegevusi ja oma tegevuse mõjusid siis sihtrühma seas, aga kui te tahate nüüd põhjalikumat sükest mõju hindamist teha, et siis selleks saate raha küsida, erinevateks uuringuteks võite raha küsida, arenguvajaduse terviklikuks kaardistamiseks. Et tihti on niimoodi, et tuleb üks ühing, ütleb, et minu suurim probleem on näiteks kommunikatsioonivõimekus. Aga hiljem, kui ta juba selle arenguvajaduste analüüsi ära teeb, siis võib-olla sealt tuleb välja, et kommunikatsioonivõimekus ei ole üldse see, millega ta esmajoones peaks tegelema. Et võib-olla enne ta peaks üldse üle vaatama, et milline on tema organisatsiooni juhtimine, et seda poolt enne vaadata, see korda teha ja alles siis saab edasi minna kommunikatsiooni peale. Et see ongi vajalik selleks, et te näeksite ära, kus on teie nõrgad kohad. Saab siis küsida ka arenguhüppeks tegevuskava kokkupanemiseks või siis äriplaani läbimõtlemiseks ja koostamiseks. Ja need on need võimalikud tegevused, millele siis võite ka toetust küsida. Eeldused. Mida me eeldame? Me eeldame, et kui me räägime sellest tegevuskavast või siis äriplaanist, et me eeldame, et ei osta seda kelleltki sisse. Ehk siis see dokument peab sündima koosloomes ja kaasavalt. See tähendab seda, et te peaksite kaasama arengueksperte, sihtrühma, oma liikmeid, teisi osapooli, kes teie tegemistega on seotud, koos need asjad läbi arutama, koos neid asju vaatama ja selle tegevuse tulemusena peaks siis sündima ka see lõplik dokument. Ja see lõplik dokument, kas see on siis äriplaan või see on tegevuskava, et seda me küsime teilt ka hiljem siis aruandlusega, et see on see, mis peaks siis selle vooru tulemusena sündima. Eeldame ka seda, et te oma senise tegevuse tulemuse ja mõju kirjeldaksite siis sellisel määral, et hindajad saaksid aru, miks on teie organisatsiooni vaja, miks on teie tegevus oluline, et anda siis talle rahalist toetust avalikust rahast. Et see peaks siis sealt taotlusvormist tulema välja.
Siis arengueksperdi kaasamine. Võib-olla paljud teist teavad, et sellel aastal meil oli 2 arenguhüpet ettevalmistavat taotlusvooru ja meil ei olnud arengueksperdi kaasamine kohustuslik. Et me nägimegi, et te võite seda teha ja me soovitasime seda teha, aga see ei olnud kohustuslik. Aga me siiski nägime, et selline väline kõrvalpilk, kes teie tegevusi aitab analüüsida, on väga oluline. Ja seetõttu siis järgmise aasta voorus me oleme teinud sellega kohustuslikuks. Ja ma räägin sellest arengueksperdist ka hetke pärast natukene põhjalikumalt. Aga see on nüüd tõesti selline asi, mis ei ole soovitus, vaid me eeldame, et te tooksite sellega oma taotlusvormis selgelt välja ja mõtleksite selle peale juba varakult. Et see ei tähenda seda, et eelmisel õhtul siis leiate kellegi kuskilt ja kirjutate selle sisse, vaid ikkagi see peab olema sisuline töö terve selle projektiperioodi jooksul siis kavandatud. Mida me hindame? See on nüüd mõneti selline kontsentraat tingimustes välja toodud kriteeriumidest, et kindlasti tuleb lugeda ka taotlusvooru tingimusi, aga mis on need põhiasjad siis, mida hinnatakse? Ühingu eesmärgi probleemi selget kirjeldust, olulisuse põhjendust, mida ma enne ka mainisin, taotleja võimekust üldse neid eesmärke siis saavutada, sihtrühmadele väärtust luua, ühingu vajaduse põhjendus arenguhüppeks, teenuste toodete pakkumisega alustamiseks, et miks ikkagi teie organisatsioonil seda toetust vaja on. Projekti tegevusplaani ehk siis seda tegevuskava, mis te olete selle taotlusvooru juures ette näinud, ettevalmistuse kvaliteeti, erinevate sihtrühmade kaasatust ja ka kulude läbimõeldust ja mõistlikkust. Ja kõik need osad peaksid siis ka moodustama ühtse terviku. Et eelarve peaks minema kokku teie tegevuskavaga, tegevuskava peaks minema kokku teie projekti eesmärgiga, et kõik see taotlusvorm peaks olema üks tervik. Kuna me lisadokumenti sinna vooru ei oota, siis kõik, mis on taotlusvormis kirjas, see on see, mida hindajad loevad ja sealt peab siis tulema see info, et mille alusel nad saavad teid hinnata ja mille alusel siis te hakkaksite seda projekti ka ellu viima. Keda projekti kaasata? Arengueksperdi pool siis, et kui teil on oma ühingul eelnev kogemus mõne arengueksperdiga, kes on teid näiteks nõustanud kunagi ja te teate, et see inimene teile väga hästi sobib ja teil on temaga väga hea koostöö olnud, siis te võite teda kasutada ka siin voorus. Kui teil tõesti ei ole varasemat koostööd ühega arengueksperdiga, te ei teaks ka, et kust teda võib-olla leida kõige paremini, siis me oleme oma kodulehele loonud väikese andmebaasi, kus on sellised eraturu konsultandid, kes on ise meile öelnud, et nemad on nendes ja nendes valdkondades eksperdid ja nemad siis saaksid teid nõustada selle projekti jooksul. See ei ole kohustuslik, et ei pea meie nimekirja kasutama, et see ongi siis täiendava võimalusena selleks, et kui teil ei ole endal võib-olla tutvus, ei ole varasemat sellist koostööd olnud, et siis te saate võib-olla selle nimekirja korra silmadega üle lasta, et äkki sealt jääb keegi silma. Ja mõistagi võib siis nende eksperdiga, ja palun küsimus oli? Sellised nagu paberit me üldiselt ei vaata, aga mida on oluline silmas pidada? On oluline silmas pidada seda, et kui me räägime arengueksperdist, siis tema peaks suutma vaadata teie organisatsiooni kui tervikut. Et näiteks ma toon ühe näite, et kui te tegelete toidu valmistamise või toidutehnoloogia valdkonnas ja te võtate endale eksperdi, kes on just tema spetsialiteet on just selle toidutehnoloogia ja kõik sellega seonduv, siis see on väga tore, aga teie organisatsiooni kui tervikut ta ei oska hinnata. Et ta ei oska vaadata teie juhtimist, ta ei oska hinnata võib-olla teie mõjude hindamist, ta ei oska ette näha, et millised need indikaatorid võiksid olla, mis teie eesmärke siis aitaksid hinnata. Et te peate vaatama, et ta oleks siis pädev hindamaks teie organisatsiooni tervikuna. Et mis teil parasjagu oleneb ka sellest, et mis teie valdkond on, kes teie sihtrühm on, et kas te tegelete kas või selle projekti, kas te tegelete juhtimisega või kommunikatsiooniga või vaatate oma strateegiat üle, et siin väga palju oleneb ka sellest, aga jah, mingit sellist paberit me otseselt ette ei näe. Aga te peate taotlusvormis küll põhjendama, et miks te sellise eksperdi valisite ja mis on siis tema kompetents. Ja siis selle arengueksperdi jaoks saab ka eelarves kulusid ette näha, et te peategi siis läbirääkimisi pidama, et tema ütleb teile, mis tema turuhind on, millise hinnaga ta on nõus teile oma toetavat kätt pakkuma ja siis selle kalkulatsiooni saate ka eelarvesse sisse panna.
Et siin on ka, me ei näe ette konkreetset summat, et mõni ekspert teeb võib-olla vabatahtlikult seda tööd, et siis on võib-olla see riskikoht tekib, et kui ta ühel hetkel ütleb teile, et tegelikult ma tahaksin ikka raha saada, teil ei ole selleks eelarves ette nähtud summa, et siis võib-olla tekib sellest probleem, aga meil ei ole ette nähtud, et ala eksperdi peale võib-olla 10 eurot tund, et need summad võivad varieeruda seal päris suures mahus. Et oleneb väga palju sellest konkreetsest inimesest. Kuludest ja summadest. Toetust saab küsida kuni 4000 eurot. See tähendab, et te võite ka vähem küsida. Ei ole kohustust küsida kõike 4000 eurot. Aga nüüd, kuna meil on 2 vooru juba olnud, siis ma selle baasilt võin öelda, et enamasti see toetussummaga ligilähedaselt sellele 4000 eurole on tulnud. Ja võib-olla annab ka see mõne sellise näite, et 2 voorus, me oleme seda 2 vooru nüüd teinud, on olnud taotlusi kuskil 80 ringis ja rahastus oleme saanud anda circa 25-le. Ehk siis ligilähedaselt sinna 4000 eurole on need toetused ka tulnud. Oma finantseeringu nõuet ei ole, et selline omapärane taotlusvoor on. Ja tegelikult ei ole ka eelarve vormi, et ongi taotlusvormis on eraldi lahter, kus te kirjutate siis kulude kalkulatsiooni sinna sisse ja põhjendate ka neid kulusid. Et selline natukene võib-olla mitte nii bürokraatlik voor. Ja jah, abikõlblikud on kõik kulud, mis on siis vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Ja kuni 15% sellest toetusest saate te näha üld- ja arenduskuludeks. Ja siin need kulud ei pea olema projektiga seotud. Te ei pea neid mitte kuidagi põhjendama ja hiljem me ka ei küsi nende käest seda, et mis te selle kuluga ikkagi tegite. Et te võitegi näiteks panna taotlusvormi eelarve ossa sisse, et näiteks 400 eurot on mõeldud üld- ja arenduskulude jaoks ja hiljem me selle kohta mitte midagi ei küsi. Ainuke asi, mida te peategi vaatama, et see summa ei oleks siis üle 15% sellest toetussummast. Et see on ainus. Palun? Ja panen slaidid üles kodulehele. Ja siin, kuna eelmises voorus tekkis ka see küsimus, et kas on kuidagi hindamisel eelis, kui ma ikkagi panen sinna oma panuse sisse, ja tegelikult ei ole. Ja me oleme sel korral ka eelarve siis sinna tabelisse pannud ka kirja, et oma panust näitama ei pea. Et panetegi sinna kõik need KÜSK-kulud, mis siis selle projekti elluviimiseks teil vajalikud oleksid. Ja nii ta on. Ja hiljem me ei küsi ka teie käest kuludokumente, et me küsimegi vabas vormis siis aruannet, kus te kirjeldate ära, et millised kulud teil siis reaalselt olid vajalikud, et seda projekti ellu viia. Ja kui tõesti on vaja midagi tagasi kanda, siis on, aga äkki ei ole. Ja kui alla 10 euro jääb see tagasikantav summa, et siis seda me ka tagasi ei küsi. Tähtajast, ajast ja vormidest. Toetuse taotlemise tähtaeg on 4. veebruar kell 3. Nüüd selle tähtajaga on meil alati natukene muresid selles osas, et on ka neid, kes saadavad meile taotluse näiteks 15.05. Et kahjuks me seda enam siis vastu võtta ei saa. Et meie jaoks 15.00 on tõesti selline kellaaeg, kus see asi läheb lukku. Kui see taotlus on meieni jõudnud, siis on, ja kui ta ei ole, siis kahjuks me peame siis tehnilises hindamises seda ka vastavalt hindama. Ja kasutamisaeg on aprillist kuni juuli lõpuni, 4 kuud, mis on võrdlemisi lühike aeg. Et väga sellist ajapuhvrit selle vooru juures ei ole, et on päris selline vilgas ja sisukas töö peab olema selle 4 kuu jooksul tehtud. Kuna see langeb kokku ka sinna suvekuude algusesse, siis mis ma soovitan on see, et väga suuri selliseid kaasamisringe enam nüüd sinna juuni ja juulikuusse vast planeerida ei ole väga mõistlik. Et pigem planeerige oma tegevusi niimoodi, et saaksite need suured kaasamisringid juba varasemalt tehtud ja siis saaksite suvel juba seal oma asju analüüsida ja sealt edasi minna. Et lihtsalt elu näitab, et suvel on raske inimesi kokku saada. Ja on võimalik ka see, et kui tõesti tuleb selle projektiperioodi jooksul välja, et ei õnnestu päris 4 kuuga kohe kuidagi seda asja ära teha, et siis on võimalik ka projektiperioodi pikendada. Aga seda me vaatame siis alati iga juhtumi puhul eraldi ja siis vormistame ka lepingu lisa. Taotlus koosneb ainult 1 dokumendist, mis tuleb siis digitaalselt allkirjastada allkirja õigusliku isiku poolt ja saata meie meiliaadressile. Lisadokumente. Ma räägin sellest lisadest selle tõttu, et meil on siin olnud kogemusi eelneva taotlusvooru, kus pannakse hästi palju lisasid kaasa. Mis põhjusel seda tehakse, ma ei tea, aga neid lisasid me ei arvesta ja neid me hindamisel ei saada, et siis võtke tõesti see taotlusvorm ja seal peab olema kõik vajalik info ka kirjas.
nõuded, keda me ootame taotlema? Ootame, et oleksite vähemasti 1 aasta avalikes huvides tegutsev vabaühendus, kes siis tegutseks kas mittetulundusühingu või sihtasutuse vormis. Mida tähendab see avalikes huvides tegutsemine? See tähendab seda, et ei tegutse ainult kitsalt oma liikmeskonna huvides, vaid teie tegevus oleks suunatud siis avalikkusele. Ja see 1-aastane nõue, et kuskile me oleme selle piiri pidanud tõmbama, et kuna see ei ole päris starditoetus, siis me tahaksime, et oleksite ikkagi midagi juba oma tegevuse käigus saavutanud ja teil oleks midagi juba siis ette näidata oma tegevuse kohta. Teie tegevus peab olema avalik. See tähendab seda, et teie kohta peab olema informatsioon leitav kas teie veebilehel, kui teil on olemas siis oma veebileht, või teie partnerorganisatsiooni veebilehel, või siis me aktsepteerime ka seda, kui teil näiteks on Facebooki lehekülg ja te panete sinna siis kõik need vajalikud dokumendid ja info endast üles. Aga kui teil on nüüd see Facebooki lehekülg, et siis see peab tõesti olema ka selline, mis on reaalselt, kus te reaalselt toimetate, mis ei ole loodud eelmisel õhtul, vaid on näha, et see on ikkagi aktiivne, seal te oma tegevuse kohta ka infot jagate. Mis on miinimum, mida meie vaatame tehnilises hindamises? Me vaatame seda, et oleks olemas ühingu põhikiri teie kodulehel või siis teistel muudest leitavatest kohtadest. Majandusaasta aruanded, vähemasti 2 viimast aastat peavad seal olemas olema. Kui on tegemist noorema organisatsiooniga, et siis mõistagi 2 aastat ei ole, aga siis panete nii palju, kui on. Juhtorganite koosseisud peaks olemas olema ja viide taotleja eetilistele põhimõtetele. Et selle eetilise põhimõtete kohta ka saab läheneda mitmeti, et on neid, kes viitavad vabaühenduste eetikakoodeksile, mis on küll suhteliselt vana dokument, aga mis seal kirjas on endiselt tõene, et te kirjutategi, et te lähtute nendest põhimõtetest ja panete siis sinna selle lingi. Või siis on järjest enam ka selliseid organisatsioone, kes isekeskis arutavad läbi oma meeskonnas, et mis on need põhimõtted, mida teie väärtustate ja panete need siis oma dokumenti kirja, kodulehele kirja ja me aktsepteerime ka seda. Maksuvõlg ei tohi olla suurem kui 100 eurot või siis see on ajatatud. Kes ei saa olla taotleja? Taotleja ei saa olla erakond, ei saa olla ametiühing ja ei saa olla ühistu ja ei saa olla see, kes on siis avaliku sektori või ärisektori valitseva mõju all. Keda saab pidada siis valitseva mõju all olevaks ühinguks? MTÜ-de puhul me vaatame seda, et teie liikmetest ei tohi olla üle poole, kas siis avaliku sektori või ettevõtete esindajad. Ja sihtasutuse puhul me vaatame siis teie tegutsemise aluseid, asutajaliikmeid, nõukogu, et seda poolt me vaatame. Ja kui teil on küsimusi, et kas te ikka olete abikõlblik taotleja või ei ole, siis ma ikkagi soovitan teile eelnevalt meile kirjutada, meile helistada, et vaatame selle asja üle, et ei maksa siin õnnele ka lootma jääda, et seda me ka vaatame kandideerimise etapis. Ja eriala ja kutseliidud, kui nad kunagi olid abikõlbmatud taotlejad, siis nüüd me oleme ka nemad lubanud abikõlblikeks taotlejaks ja seda juhul, kui nad arendavad võimekust, mis on siis vajalik avalikes huvides tegutsemiseks. Et tihti on erialaliitudel näiteks, muidu nad tegutsevad kitsalt oma liikmete huvides, aga on siis ka suundasid, mis on mõeldud ikkagi avalikkuse poole. Ja kui nad selle avalikkuse poolega soovivad siis selles projektis tegeleda, siis ka see on lubatud. Taotluste hindamisest. Taotleja taotluse nõuetele vastamine, ehk siis kõik see, mida ma eelnevalt slaidil rääkisin, et kes üldse abikõlblik taotleja on, me teeme kuskil 10 päeva jooksul, aga tihti saame ka kiiremini. Üks küsimus. Me soovitame jah seda teha eelnevalt, sest kui te eelnevalt selle meiega läbi räägite, siis ei juhtu seda, et te teete suure töö ära ja lõpuks selgub, et ei ole ikkagi abikõlblik taotleja. Et selleks te saate lihtsalt meiega ühendust võtta ja siis kui tekib küsimus, et kas ei olete või mitte, et tingimustes on ka see pool põhjalikumalt lahti seletada, et kui seal jääb veel midagi segaseks, et siis võite jah meile helistada või kirjutada ja vaatame selle poole üle. Nii jah, tehnilist hindamist teeme kuskil 10 päeva jooksul ja tihti saame ka kiiremini, et see ongi siis vaatamegi puhtalt seda, kas te olete abikõlblik taotleja ja kas see taotlus on ikkagi õige, mis te olete siis meile esitanud. Mis me soovitame veel selle taotluse tähtaja juures, mis oli siis 4. veebruar, et kui vähegi võimalik,
siis me soovitame, et te saadaksite selle dokumendi meile eelmisel päeval, ehk siis 3. veebruar. Ja kui te saadate selle meile eelmisel päeval, siis me jõuame veel selle üle vaadata. Ehk siis me vaatame üle, kas on ikka õige dokument manuses, kas on allkirjastatud. Väga tihti juhtub seda, kus dokument saadetakse viimasel hetkel ja sinna manusesse on läinud vale dokument. Kas on tegemist tööversiooniga, on seal kommentaare veel kirjutatud lisana juurde või see dokument üldse ei avane, et kõik sellised küsimused me saame eelneval päeval siis läbi vaadata. Aga kui juhtub tõesti, et te saadate selle meile näiteks 5 minutit enne seda 3 või siis üldse selle samal päeval, et siis me lihtsalt enam puhtfüüsiliselt me ei jõua sellega tegeleda. Et eelneval päeval me veel tagasisidet anname. Kui nüüd tehniline hindamine on tehtud, taotlus on nõuetele vastav, taotleja on abikõlblik, siis läheb see taotlus sisulisse hindamisse. Sisulist hindamist teevad 3 KÜSK-i hindajat, kes siis circa 20 tööpäeva jooksul vaatavad teie taotluse üle, annavad sellele hindepunkte vastavalt nendele samadele kriteeriumidele, millest me enne juba rääkisime, mis siis ka tingimustes on konkreetsemalt välja toodud, et kui palju siis üks või teine kriteerium punkte annab. Ja 3 hindaja tulemusena tekib koondhinne, tekib keskmine ja selle põhjal tekib pingerivi ja toetust saamegi anda nii paljudele, kui paljudele siis eestpoolt mahub. Et vooru kogumaht on 130 000 eurot. Nii et kui nüüd mõelda, et jah, kõik küsivad circa 4000 eurot, siis ütleme 35 projekti siis ka rahastuse saavad. Ja oleme näinud ette ka selle, et selleks, et üldse toetust saada, peaks olema see projekt saanud vähemasti 70 punkti siis kõigi hindajate keskmise tulemusena. Aga praktika näitab, et need taotlused, kes rahastuse reaalselt saavad, ongi seal juba 85 punkti ligi. Nii et konkurents on tihe. Taotluseid on väga palju, on väga häid, et seetõttu peaks seda eeltööd ja seda ka varakult tegema. Praegult on ju circa 3 kuud on aega taotlusvooru tähtajani, nii et on mõistlik hakata juba oma samme sinna poole seadma. Ja toetuse otsus tuleb circa märtsi keskel, ehk siis kui 1. aprillil hakkab abikõlblikkuse periood, et siis märtsi keskel hiljemalt te saate teada, et olete selle raha saanud ja saate siis juba hakata mõtlema, et vot nüüd tulebki hakata seda asja reaalselt ellu viima. Et see on meie enda huvides ka teile võimalikult vara sellest teada anda, et siis te saaksite ise ettevalmistusi teha ja kui meile need tulemused tulevad, siis meil ei ole ka mingit põhjust seda siis hilisemaks ajada. Ja toetus makstakse välja täies mahus, ehk siis see raha, mis te olete siis taotlenud, sellega kõik te korraga kätte saate. Vahearuannet samuti selle vooru puhul ei ole, et selle raha, mis te kätte saate, sellega saate siis toimetada vastavalt siis eelarvele, mis te olete ise endale ette näinud. Abi ja soovitused. KÜSK-i koduleht kindlasti. Vooru alamleht on www.küsk.ee/20. Seal on olemas taotlusvooru tingimused, mis ma kindlasti soovitan teil läbi lugeda, et seal ka see minu jutt on võib-olla tehnilisemalt ja mõnes kohas natukene põhjalikumalt kirjas. Seal on olemas ka taotlusvorm. Ma hiljem natukene ka näitan seda, kui see ettekande osa saab läbi. Ja novembri jooksul, ehk siis juba paari nädala jooksul tuleb sinna üles ka detailsem hindamisse juhis. Et hetkel on need samad hindamiskriteeriumid, mida ma enne näitasin, mis on tingimustes olemas, aga me oleme praktiseerinud ka seda, et me teeme need iga hindamiskriteeriumi alla, me paneme siis veel küsimused, et mida selle kriteeriumi all võiks vaadata. Nii et te saate ise siis oma taotlusele teha juba sellist kvaliteedi hindamist. Et te saate näha, et mida hindajad hindavad, mis on need küsimused, mida nad vaatavad ja saate selle järgi ka siis oma taotluse üle vaadata. Et kas võib-olla mõni koht jääb natukene segaseks, vajaks täpsustamist või kas kõik need asjad on ka kaetud. Mida me veel soovitame väga soojalt on pöörduda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide poole. Et nemad on need inimesed, kes loevad teie taotluse üle, ütlevad, kas nemad saavad aru sellest, mis te olete sinna kirja pannud ja nad teevad seda täiesti tasuta. Et te ei pea pöörduma just Harju ettevõtlusarenduskeskusesse, et te võite pöörduda ka mõnda teise maakonda, et see on teie enda vaba valik. Aga ei tasuks sinna pöörduda eelmisel õhtul, et ilmselt võtke siis ikkagi aegsasti see aeg ja võtke nendega ühendust, et siis on neil ka rohkem aega teie taotlusesse süveneda ja soovitusi anda. Ja meie kodulehel on olemas ka vabaühendustele organisatsiooni arendamise käsiraamat. Et see ei ole kohustuslik lugemine, aga võib-olla see aitab teil mõtteid sellise organisatsiooni arendamise suunas seada, et tea materjal, mida lugeda.
Natukene ka arenguhüppevoorust, et see on siis see suur voor, mis tuleb sügisel, kus siis te saate seda tegevuskava, mis te selle ettevalmistava vooru juures olete teinud, saate seda reaalselt ellu hakata viima. Meil ei ole siin veel taotlusvooru tingimusi, aga on siis asjad, milles me oleme kokku leppinud ja mis üldjoontes peavad paika, et need tingimused tulevad siin kevadel kuskil aprillikuu jooksul, et siis saate ka, juhul kui te saate raha, näiteks arenguhüpped ettevalmistavast voorust, et siis te saate juba aegsasti ka neid tingimusi lugeda ja nendega tutvuda. Aga nõuded taotlejal on siin samad, mis ka on selles väiksemas voorus, et avalikes huvides tegutsev vabaühendus, kes on 1 aasta olnud toimetav. Toetame mõjusate ühingute selgeid arenguhüppeid, arenguprogramme, nende võimekuste tõstmiseks, mis te ise olete ette näinud, et kus on need teie nõrgad kohad ja ka äriplaanide elluviimist. Et kui eelnevalt ettevalmistavas voorus olete äriplaani teinud, siis nüüd saate seda äriplaani ka ellu viia. Te ei pea olema küsinud raha ettevalmistavast voorust ja pea olema seda ka läbinud. Toetussumma, kuna tegemist on suure vooruga, siis see on mõistagi ka rahaliselt suurem, et see on kuskil 20 000 kuni 25 000 eurot. Et seda alles kalkuleerima hakatakse, nii et siin kindel veel ei saa olla, aga ilmselt ta kuskil 25 000 piirimaile ka läheb. Ja ka siin toetus saab küsida kõigile kuludele, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Ja siin on abikõlblikud kulud ka investeeringud. Et näiteks, kui te pakute mõnda teenust, toodet ja teil on vajalik mõni seade, mis on tõesti vajalik siis selleks, et te saavutaksite arenguhüppe, et te jõuaksite oma teenuste toodete pakkumisel järgmisele tasandile, et siis ka see pool on siin sobiv kulu. Ja projektide kestvuseks on siin kuskil 2 aastat, et siin nüüd selle aasta arenguhüppevoorus on see 20 kuud, et kuskile sinna piirimaile ta jääb ka uues voorus. Kas on selle kohta küsimusi? Ei ole hetkel. Nii. Mõtlesin, et ma toon välja sellised põhilised komistuskivid, et mis on siis need põhjused, kas siis tehnilise poole pealt või siis sisulise poole pealt projektid kas langevad välja enne sisulisse hindamisse minekut või siis kahjuks ei jõua pingereas nii kõrgele, et nad saaksid ikkagi rahastuse. Tehnilise poole pealt taotlus hilineb. Üks kõige sagedasemi esinev põhjus, et lihtsalt sellest kellaajast, mis meil on kell 15.00, ei peeta kinni. Allkirjastanud on keegi teine. Et selle taotluse peaks allkirjastama allkirjaõiguslik isik, see, kes on kantud teie B-kaardile. Kogemata saadetakse tööversioon, tühi dokument, et seda tuleb ette. Et selle tõttu on ka hea see eelneval päeval siis saate, et need riskid maandada sellega. Kodulehelt ei leia teie kohta informatsiooni, ongi ainult vahel ongi näha, et on loodud koduleht ainult selle tarbeks, et siis olla abikõlblik taotleja, aga sealt sisulist infot sealt üles ei leia. Või siis taotleja ise on avaliku sektori mõju all, aga seda viimastel aastatel ma isegi ei mäleta, kas minu praktikas on ette tulnud. Ja mida me tehnilise hindamise käigus teeme, on see, et kui tõesti teil ei ole dokumente kodulehel olemas, siis neid me palume, et te viiksite siis need dokumendid oma kodulehele. Et ainult sellepärast me teid tehnilisest hindamisest välja ei saada, aga ma ei taha siinkohal kuidagi õhutada, et need dokumendid seal ei peaks olemas olema. Et meie jaoks on oluline see, et huvitatud osapooled, nii meie, aga need, kes teie vastu huvi võiksid tunda, saaksid teie kohta informatsiooni. Sest et kui te rahaga saate, siis uskuge mind, neid huvilisi on, kes tahavad teada, kes te olete, mida te teete. Ja selle jaoks on vajalik, et teil oleks ka toimiv koduleht, kus oleks olemas informatsioon teie tegemiste kohta. Nii. Komistuskividest siis sisulise poole pealt. Eesmärgi pool. Eesmärk sõnastatakse tegevusena, juhtub päris tihti. Et eesmärgiks ei saa olla see, et ma teen ära 5 koolitust. Väga tore, aga eesmärk saab olla see, et mis siis selle koolituse tulemusena juhtub, kuhu te siis lõpuks välja jõuate. Et see, et te teete ära 5 koolitust, et see on lihtsalt väljunda. Siis vajadus, eesmärk, tegevused, eelarve, need ei ole omavahel loogilises seoses. Et samuti üks levinumaid probleeme sisulises hindamises ongi see, et hindajatel tekib küsimus, et on näiteks eelarves on väga suur kulu, mõne kas teenuse ostmiseks siis ette nähtud või on tõesti investeering või on töötasudes kulusid sees, aga taotlusvormis sisulise poole pealt ei ole selle kohta sõnagi kirjas, et tegevuskavasse näiteks ei kajastu.
et sellepärast on ka oluline, et te vaataksite seda projekti kui tervikut, et kõik need asjad jookseksid siis omavahel ka kokku. Ühingu eksistentsi nõrk põhjendus, et siis see pool, et miks te üldse olete, mis probleemi te lahendate, miks te olete oluline ja mis mõju te olete siis siiani ka saavutanud. Et see on mõlemas voorus oluline, aga suure vooru puhul on isegi veel olulisem. Analüüs tehaksegi lähtuvalt sellest konkreetsest soetusvajadusest või siis sellest konkreetsest tegevusest. Et ollaksegi väga veendunud juba vooru kandideerides, et mul on vaja näiteks kas siis mõnda seadet või siis on vaja teha kommunikatsiooniplaani ja siis lähtuvalt terve see taotlusvorm ehitatakse selle ühe tegevuse peale ülesse. Et meie ikkagi tahame näha seda, et oleksite oma organisatsiooni kui tervikut analüüsinud. Et organisatsioonil on alati ka tugevusi, on nõrkusi ja selle poolega just arenguekspert saab teid aidata. Et kui on näha, et selles arenguvajaduste analüüsi pool tuleb juba välja, et teil ongi ainult üks vajadus, kommunikatsioonivõimekuse tõstmine näiteks ja muid asju üldse toodud ei ole, et siis tekib kohe küsimusi, et kas te olete ikkagi selle arenguvajaduste analüüsi põhjalikult ka läbi teinud. Ja siis minnaksegi kohe projekti algusest peale siis seda ühte teed, et seda asja on vaja teha ja muid võib-olla vajadusi, mis oleksid hoopis olulisemad teil praeguses etapis, et need jäetakse tagaplaanile. Jätkusuutlikkust nähakse ainult projektide toel. See on pigem jah, selle suure vooru komistuskivi siis sisulise poole pealt, aga jah, et eriti kui te tegelete siis teenuse toodete pakkumisega, et sealt äriplaanist peaks tulema välja, et see teenus on ka jätkusuutlik. Et see ei ole ainult niimoodi, et kui projektiperiood lõpeb, et siis selle teenuse osutamine ka otsa saab. Et te peate läbi mõtlema ka selle poole, et kuidas siis edaspidi, et ega see toetusraha ei ole ju igavene, et ta lõpebki seal pooleteise aasta pealt ära, kui me suurest voorust räägime, et siis sellest asjast peab ka iseseisvalt siis asja saama. Eelarves kuludes on igapäevategevused, et me ei toeta selliseid teie igapäevategevusi, et neid te võite ette näha üld- ja arenduskuludeks. Sinna te võite neid panna, aga projektitegevuste kulude katteks, et üldkoosolekud ja sellised asjad ei ole päris need. Et me toetame ikkagi seda, et te organisatsioonina areneksite, et te muutuksite võimekamaks ja need on need asjad, mida te teete niikuinii. Ja jällegi üks väga levinud põhjus, et eelarves ei ole neid tegevusi, eelarves on tegevused, mis siis tegevuskavas puuduvad. Et seda juba enne mainisin ka, et need peavaksid ikkagi minema omavahel kokku. Meeskonna pool projektiga tegeleb väga palju erinevaid inimesi. Teil on koordinaatoreid, on projektijuht, on assistendid ja täpselt siiski ei selgu, et mis on iga selle inimese tegevusvaldkond, et millega ta ikkagi teil tegeleb. Ja nende rollid on põhjendamata. Et siin jällegi tekib küsimus hindajatel kohe, et kas need tööjõukulud, mis te siis eelarves ette näete, et kas need on põhjendatud, kui neid on väga palju ja te ei ole ise ette näinud neile igale inimesele ka sisulist tööd. Siis uue teenuse käivitamisel kogu organisatsiooni enda võimekus jääb tagaplaanile. Et see on ka selline punkt, millega hindajad vahel toovad välja, et mis on projektidel siis nõrkuseks olnud. Riskide pool, see puudutab jällegi suuremat vooru, aga oluline mainida, et riskid on läbi mõtlemata. Või siis on riskid, mõningad on välja toodud, aga ei ole tegeletud sellega, et need riskid oleksid ka maandatud. Et see on jällegi koht, kus arenguekspert teid kindlasti aitab või siis üleüldse väline pilk, et ise tihti ollakse selles asjas nii hästi sees ja kõik see asi tundub nii selge ja loogiline, et neid võimalikke komistuskivisid ei pruugi alati näha. Et selle tõttu on oluline ka välist pilku kaasata. Ja leidub ka seda, et on väga palju teksti, väga pikalt kirjutatud teksti, mis ei ole liigendatud, on palju korduseid, et ei maksa ajada liigset vahtu. Meil on taotlusvormis ette nähtud konkreetsed küsimused, millele te peate vastama, vastake nendele ja mitte midagi muud ei ole vaja teha. Ja ei ole vaja teha ka seda, et ühes taotlusvormi lahtris juba kirjeldate seda, vaatate, et see sobiks siia ka, et ma kirjutan veel siin ka selle korra lahti, et äkki hindaja ikkagi ei saanud sellest aru. Et pigem selline pikk ja korduv tekst tekitab segadust, et lasta ollagi pigem siis lühike, aga mitte ka liiga lakooniline, et sealt peab ikkagi aru saama, et kes te olete, mis te teete, miks te olete oluline, mida te tahate saavutada. Aga vältida siis üleliigset teksti. Soovime kõikidele edu
kes te hakkate projekti ette valmistama ja läbi mõtlema. Kas on küsimusi äkki enne, kui ma taotlusvormi näitan? Mul on küsimus selle riski kohta, et liiga lühike projektiperiood. See abikõlblik aeg on 4 kuud. Jah. Kuidas ta saab veel lühemaks projektis muutuda? Jah. Ja vot see pigem ongi selle suure vooru peal, et suures voorus me oleme ette näinud, et projekt peaks kestma vähemasti 10 kuud. Et siis ei pea seda tervet seda 20 kuud, mis meil nüüd viimases voorus oli, täis siis kirjutama. Aga väikse vooru puhul jah, see 4 kuud on juba isegi lühike periood, et siis seda kasutage ka kõik ära. Et see jah, sellele voorule nii hästi ei kehti, et seal on ikka 4 kuud ette nähtud. Ja mul on veel üks küsimus sihtasutuse kohta, mis äriregistris on selle aasta veebruarist alates. Kas ta on selles konkursis abikõlblik? Mis see kuupäev on, millal ta on sinna? 18 veebruar. Aha. Noh, jah. Tingimuste järgi ta jah ei läheks siis, et peaks olema siis 4. veebruari seisuga peaks olema siis ühe aasta nõuega täidetud. Seega jah, peaks olema siis 1. veebruaril 2019 peaks olema siis sisse kantud. Nii et siis teil jääb võimalus siis oodata kas suuremat arenguhüppevooru, mis on sügisel, või siis juba 2021 vaatame, et kas seal on, kas sinna tuleb sellist ettevalmistavat vooru, kuhu te saaksite siis kandideerida. Et ja siin meil on, kuna me oleme kuskile selle piiri pidanud tõmbama, siis me ei saa ka väga siin, et kust maad läheb see, et kus me hakkame tegema siis järeleandmisi ja kuhu mitte, et nii ta paraku on. Mul on küsimus, et kust see kodanikuühiskonna sihtkapital tulnud on ja kui kaua see veel kestab? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et Agu on siin kõige õigem, eriti see, kui kaua see veel kestab. See on küll ootamatu küsimus. Kodanikuühiskonna sihtkapital on tulnud sellisest heast ideest, mis on sündinud juba eelmisel aastatuhandel, et on vajalik seda riigisisest toetust meie vabaühendustele, sellepärast, et nad on siiski suhteliselt nõrgad peale iseseisvuse taastamist ja ega nad ei ole nüüd väga majanduslikult, finantsiliselt, organisatsiooniliselt tugevad ka praeguse ajani. Seni on see igati vajalik olnud ja võttis aega, mis ta võttis, aga suutsime lõpuks poliitikutele ära tõestada, et see on vajalik tõesti ja Vabariigi Valitsus 2007. aastal otsustas, et selline sihtasutus saab loodud. 2008. aastal ta saigi põhikirjad ja muud dokumendid koostatud ja käivitatud. Nii et nüüd ta on siis 12 aastat saab varsti täis. 12 aastat saab ta varsti täis ja praegu on siiski ette näha, et ta kestab veel edasi, aga ega siin midagi öelda ei ole, ta natukene muutub. Ilmselt ta kolib Tallinnast välja, suure tõenäosusega Viljandisse. Muutuvad riigi lähenemised mitmesugustele asjadele ja ilmselt peamine asi on see, et tsentraliseeritakse ära raamatupidamine, mis läheb riigi tugitegevuste keskusesse. Sellega püütakse teatud kokkuhoidu saavutada ühest küljest ja teisest küljest seda, et oleks riigil päris täpne ülevaade kõikidest sellistest toetustest, mida kuskil antakse ühendustele, saaks kokkuvõtteid, analüüse teha ja see on mõistlik. Mõned asjad võib-olla veel tsentraliseeritakse, ütleme, et meil on praegu ka IT-tugi endal tööle palgatud, siis see võib-olla kuidagi moodi tsentraliseeritakse, aga sisuliselt Kodanikuühiskonna sihtkapital jätkab ettenähtavas tulevikus, kui pikk see on, seda ma ei oska öelda.